Tere hommikust, sõbrad! Täna sai siis tuldud jõeforelli püüdma. Et oleme Kris-poisiga koos. Ma olen see aasta juba paar korda käinud jahtimas. Veidi videomaterjali ka teinud, aga kala ei õnnestunud saada, nii et sellest eraldi episoodi pole veel teinud. Küll aga täna koos sõbraga tulles on lootused suured. Minu jaoks täiesti uus jõgi. Sa oled vist siin käinud varem? Paar korda olen käinud ja üldiselt siin ei käi väga palju rahvast, nii et võiks olla päris head võimalused. Küsida, kus me oleme, ei ole mõtet. Need, kes teavad, need teavad. Aga mis seal ikka? Lähme matkame edasi ja vaatame, äkki saame kala ka. No nii, päästeoperatsioon. Sõber on hädas, tema. Anna käsi. Saada. Kõik vetrud. Nagu vesivoodi. Anna Rit. Mine jõekale nüüd ütles. Läheme siit poolt. Siin on mingi see saare koht saab üle. Siin on 2 varianti. Täie posa. Üle, tule ka. See kraapekas oli siin päris hea. Suss jah. Ups. Auk. Perva ja rõõba. Esimene kala teeb. Esimene kala, aga mingil põhjusel aug. Aga käsi valge. Augi poiss. Aseme tagasi juurde. Läheb oma toimetustele. Esimene kala käes. Kahjuks aug, aga asi seegi. Tunne hea ikka. Oh, on. Aug. Ei, läks ära. See oli aug. Vist. Ma ei tea, ei ole kindel. See tundus aug ole. Aga päris suur oli keski. See, et sina saad hauge, ei tähenda, et minul kõik haugid on, eks ole? See oli päris suur oli. Pole hullu. See paistis aug oli. Väljas on mõnus seina. +1, +2. Hea püüda. Ridva ots ei lähe jäässe ja rõngad. Et seina mõnus. Matkartest sai jope pealt ära võetud ja kampsoniga on täitsa okei praegu olla. Kahekesti püüda muidugi jõe ääres on suhteliselt keeruline. Et antud jõe puhul me ei saanud üle ka minna. Et see koht, kust oleks üle saanud minna, see jäi kahjuks selja taha. Et tulime me täna niimoodi, et matkasime alla voolu. Mingi paar kilomeetrit kuskil. Ja hakkame ülesvoolu auto pool tagasi püüdma.
aga see ülemineku koht jäi selja taha. Et oleks see variant, et üks on ühel pool jõge ja teine teisel pool, siis oleks palju mugavam püüda ja palju loogilisem. Mina isiklikult eelistan hoida rida otsa kerides võimalikult all, aga mitte jõega paralleelselt, vaid pigem risti, et kui kala lööb, siis paine ei läheks mitte ritva otse, vaid et saaks esiteks sidur mängida ja rida ots. Et kui sa kerid niimoodi, et nagu otse risti või siis ma toon ühe näite, et nagu otse ritva niimoodi, nii kui kala lööb, siis tal ei ole nagu kuhugi põgeneda, aga külje pealt kerides on poole suurem tõenäosus, et see kalaga kinni jääb. Peopesa veits veriseks. Aga ma teen vahepeal landi vahetuse. Vaatame. Äkki mingi teine mäng meeldib rohkem. Ai. See tuleb nii kurdi sügavalt. Esimesed kerimised tõmbasin kohe läks kurdi pea ees põhjana. Ma eelmisest suvest mäletan seda, kui me käisime ka ühe ilusa jääforelli jõe peal ja jõe ületust tuli teha üle puu. Siis mina olin see, kes läks kaksiraksi kurdi maa otsa. Pöörusin enda kurdi kubeme ära. Ja sa olid nagu mingi vana kurdi tsirkusahv, kes käis seal poisil tasakaal on, nii et. Aga võin eelmisest aastast rääkida ühe loo, kus sa isiklikult nägid, kuidas ma jõkke peakad ka panin nii, et ja võib-olla mitte ühe korra. Et olen päevast. Olen palju eile saunas õlut on tehtud. Ja eks tegelikult ongi see, et see kanal ju sai loodud selle mõttega, et sõbrad tahtsid näha, et mis seiklused ja kuidas see nagu kalapüük välja näeb, et eks need ongi mälestused ja emotsioonid, mida me tegelikult kogume selle püügi ja hobi käigus, et see kala saamine on hoopis teisejärguline nii-öelda. Et kodust välja saada kurja naise juurest ja lapse juurest, see on ikka põhiline. Ja sõbrad tahtsid näha, miks me nendega reede või laupäeva õhtuti bowlingusse ei tule, sellepärast, et me alati toome ettekäändeks vabanduse, et Sander saab oma sõpradele näidata, et mis me teeme äkki ja süstime äkki kellegile nagu seda motivatsiooni ka sisse. Vaata, see mõttekäik, et sõpradele räägime, et me ei saa tulla külla või minna bowlingusse, on ju. Et seda ei tasu mainida tegelikult. See on nagu selline hea trumpkaart, kui oled kurdi töönädalast väsinud ja tegelikult ei viitsi mitte midagi teha ja tahad kodus lihtsalt kurdi pleedi all telekat vaadata või filmi vaadata, siis see on üks väga fucking hea ettekääne, mida tuua lihtsalt. Mul on homme kalale. Ma hommikul lähen kalale. Mul on räigelt, vana ära. Ma ei tea, see on lihtsalt YouTube'i mõna. Päriselt ei ole niimoodi, sõbrad, ausalt. Aga arvestades, et täna hommikul oli 5:20 oli mul äratus, sul vist oli vapsi 5 või? Siis see kalapüük on ikka paras selline haigus, et töö hommikul
motiveerida ennast kell 7 ärkama on raske, aga kui kell 5 on äratuskell ja on vaja kalale minna, siis pole mingi probleem ärgata ja Siis oled enne üleval, kui äratuskell helistab. siis oled enne üleval, jah. Unes näed ka ainult priskeid kalu, mida püüad. Aga vähem loba ja rohkem püüki ja lähme tatsame edasi. Vaatame kohe. Ui, oh-oh. Oota, anna käsi. Kuhu poole? Ei, kus sa läbi vajusid? Juba vajusin. Juba vajun. Astu pokkule peale ainult. Vaat sinna või kuskile. Nagu uduvõim. Hops. Küll või? On, aga väike. Ka forell otsas. Väike, aga forell. Väike forelli maimukene. Väike forelli maimukene, mis tähendab seda, et siin võib veel olla kala. Käsi märjaks ei taha ennem kala katsuda. Ai, kui pahasti. Läks. Ilus. Nukippa. Ai, kui ilus ise. Just tahtsin mainida, et kui viskid teete, praegu on samamoodi ideaalne näide, et oksad on otse risti, siis teed viske teise küljalt, nagu Kris tegi parema küljalt, ja õhus, kui tamiil lendas, siis tõmbas tamiil ilusti õigesse suunda. Et see, kust poolt viske teed, ei mängi alati rolli, et nüüd läks natuke üle oksa, liiga kiiresti tõmbasid. Aga tamiili õhus lendamise hetkel saab tamiili suunda liigutada. Aga oi poiss, mis sa nüüd tegid? Saidki sellega hakkama, millest me rääkisime. Ma siis lähen natuke püüan need üle. Püüan kala. Ära sõnusid. Neid kätte saab ta küll, aga see on nii magus koht, et pead kannatama natuke. Käis. Leidsid lõpuks tööriistad, jah? Hops. Olemas. Veidi püügivarustusest, siis mina püüan Fenwicki ridvaga ja Shimano Ultegra rulliga. Sul on peal? Mul on Taiva Wilderness'i ritv, mis on siis 2,25 meetrit, 2-7 grammi testiga ja mina kasutan Taiva Luvias Airiti 2000 rulli. Senimaani on väga hästi ennast üleval pidanud ja kahju on just see, et rohkem neid ei toodeta, et tõesti see oli Taiva Luvias üks viimaseid häid mudelid, nüüd uued, mis tulevad, nagu ikka.
lähevad järjest kergemaks ja materjalid järjest kehvemaks, aga see on ennast väga hästi tõestanud. Seda kui kõrgis vesi on. Oi jaa, aga kõrgis forellil on mõttegi mõnus küll. Ja on kala. Aga mõõtu ta välja ei anna. Aga forell on küll. Aba. Ilusti tuli. Hästi rahulikult sealt. Sellest august täpselt. Hea oli chillida tulla. Käsi märjaks jälle. Ja läheb tagasi. Paistab mingi suur koll ka kinni. 100%. Ops, käis jälle ilus. Põhi käis hoopis. Sügav. Ta võib seal kuskil kõrnima mättal ka passida. Antud jõelõik on meil läbitud põhimõtteliselt. Oli paar väikest forellipoissi. Sul oli ilus haug kohe alguses. Mul üks kontakt veel, mis ei realiseerimata, et ei tea, kas see oli haug või oli see forell. Et arvamused meil lähevad pooleks Krisiga. Tema arvab, et forell, mina arvan, et haug. Siis vahepeal arvab tema haug ja mina forell. Et tegelikult pole õrna aimu, mis kala see olla võis. Varsti on tulemas see nii-öelda kevadsärje hooaeg. Mina plaanin Nasva minna, tuled kaasa, ei tule. Miks mitte? Miks mitte, et tahaks seda voblasärge püüda ja siis sealt edasi on juba tuulehaug. Selles osas ma kindlasti võtan sinuga ühendust, et härra on meil paadiomanik ja äkki võtab kaasa, et läheks kuskile mere peale jahtima seda tuulehaugi. Ja miks mitte ka näiteks veel minna võrku panema. Et praegu ju Merikas on kaldas ja ilm on ses suhtes mõnus, et võiks teha ühe võrguvideo ka. Neid meil isegi minu teada väga Eestis ei ole. Aga mis seal ikka? Viska ikka like ja kommenteeri ja subscribe ja näeme siis juba uues osas.